Aitäh, härra eesistuja! No ma tulin pulti ausalt öeldes sellepärast, et Kristen Michal, keda on raske peaministriks nimetada, väga raske on peaministriks nimetada, sest tegelikult ta ei juhi mitte midagi. Ta ei juhi mitte midagi. Seda tõestab see, mis toimus eelmisel nädalal Soome lahel. Uskumatu. Uskumatu. Kas see oli poliitiline korraldus sellist käkki kokku minna keerama või? Või oli see mõne jupijumala isiklik mingisugune initsiatiiv? Ega me teada ei saa, sest vastuseid kunagi ei tule. Aga miks ma tulin, on see, et kohe osundati, kuidas EKREIKE valitsus vähendas idapiiri investeeringuid, kuidas see täpselt sõnastatud oli. Ei vähendanud, vaid kratsis maha selle, mille oli Reformierakond kokku kirjutanud kõikide tulede, vilede ja ma ei tea mis asjade peale. Ja me ju nüüd saame väga hästi aru, miks niisugust suurt summat. Kui ma õigesti mäletan, oli see tookord üle 80 miljoni midagi. See kirjutati ju kokku selleks, et oleks mida kantida, oleks mida varastada, oleks mida omadele hangetele anda. See on ju puhas korruptsioon. Ja me näemegi, teame ju kõik seda, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Kuna meil on praegu demokraatliku riigi asemel üdini korrumpeerunud reformierakondlik režiim, siis see ongi absoluutselt korrumpeerunud. Ja osundus, et meie võtsime ja vähendasime investeeringuid, ei pea paika. Me viisime investeeringud reaalsusega vastavusse. Ja reaalsusega vastavusse viimise tulemus oli see, et me hakkasime kohe idapiiri kontrolljoont täpsemalt välja ehitama. See, millega ei olnud Reformierakonna eelmised valitsused rohkem hakkama saanud kui 3 kilomeetri ulatuses mingi näidislõik, mida siis kõikidele väljamaalastele näidati, et näed, missugune meil siin on ja missugune meile tuleb ja kuidas me oleme kõik nüüd ikka jubedad kõvad tegijad. Kohe surume Venemaa põlvili, nagu meil presidentki on öelnud. Aga tegelikult millegagi hakkama ei saanud. Ja tegelikult see teie poolt ikke valitsuseks nimetatud väga praktiline ja väga toimekas valitsus pani selle piiri ehitamise käima. Pani käima, nii et inertsist läks edasi. Ma ei tea, mis on hetkeseis, ei ole oma nina sinna toppinud, aga meie panime selle käima ja see on nüüd see, mille najal te saate sõita. Täpselt nagu meie ehitasime välja, meie eraldasime rahad, et välja ehitada viimane teelõik Mäo suunas Tartu maanteel. Ja vastab tõele, et teatud projekteerimised asjad tehti siis, kui Kristen Michal oli minister. Aga raha andsime meie ja ilma rahata, nagu me teame, miski ei liigu. Mitte miski ei liigu. Aga meie andsime raha ja tänu sellele saab praegu sõita Mäoni 4-realisel teel. Ja mis siis veel rääkida? Rääkida tuleb seda, et meie arupärimine oli ju punktilt keskendunud sellele, et saada valitsuselt vastust, missugused on ikkagi need reaalsed investeeringud, et meil rahvastik ei kahaneks maapiirkondades, eelkõige antud juhul Lõuna-Eestis. Täna lugesin uudist kusagil, kuidas Lõuna-Eestis elanikkond kiiresti kahaneb ja kõik kohad on täis kinnisvara pakkumisi, mille hinnad üle pakkumise tõttu loomulikult langevad. See on ju teie poliitika tulemus. Ja kui te räägite kaitsetahtest, siis ma olen üpriski kindel, jälgides seda, mis toimub nii sotsiaalmeedias kui meedias, kui rahva hulgas. Laiemalt inimesed räägivad omavahel, silmast silma, suust suhu. See teiepoolse buldooseri režiim ja Nursipalu on eestlaste kaitsetahet sügavalt kahjustanud. Sügavalt kahjustanud. Te võite rääkida siin, kuidas siilil silmad säravad. Mul on täiesti teistsugune tagasiside seal osalenutelt, kuidas molutamist oli palju, käsud olid ebaadekvaatsed, üksuste omavaheline koostöö jättis soovida. Palun lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ei ole siin mingit, te kustutate seda silmade sära ja räägite ainult rahast. Ja ilma rahata midagi ei juhtu, vastab tõele. Aga teie rahad
on ju suurel määral selleks, et saaks ümber kantida jällegi mingid omad, no kuhu siis on jooksnud meil need kõrged riigikaitsetegelased? Kõik on ju jooksnud sinna kaitsetööstusse. Miks nad sinna küll jooksnud on, huvitav? Aga sellepärast, et raha on. Sellepärast sealt saab raha. See on raha kantimine, see on korruptsioon kõik. Teil on muidugi korruptsioonist täiesti teistsugune ettekujutus. Ja võtame veel rahast rääkides. 2011. aastal hakati rääkima Rail Balticust. Mitu kilomeetrit Rail Balticut on valmis ehitatud peale nende mõnede viaduktide ja mingisuguste muude kaasnevate asjade, trammidee ja mis siin veel võib-olla arvesse tulevad. Aga keegi on saanud 2011. aastat prisket palka. Mille eest? Mille eest? Selle eest, et meil ei ole 14 aasta jooksul raudteed tulnud, millega pidi kiiresti saama Berliini ooperisse. No kas eraldate äkki Häädemeestele või Iklasse nüüd ooperiteatri ehitamise raha? Äkki jällegi on asjal mõte. Mingid omad joped ehitusettevõtjad ja muud tegelased, korruptandid saavad raha. See teie valitsus on ju absoluutselt riigikõlbmatu, riigi juhtimisega mitte hakkama saav seltskond, kes siis, kui midagi tegelikult juhtub, poeb põõsasse. Kristen Michal. Kas Kristen Michal võtab vastutuse selle eest, et ta viis meid eelmisel nädalal Venemaaga praktiliselt sõjalise konflikti piirini? Ei, tema ei tea sellest midagi. Tema ei tea sellest midagi. Tema usaldab spetsialiste, tema usaldab neid asjatundjaid. Mingi jupi jumal ütles, et nüüd paneme dessandi seal maha, rahvusvahelistes vetes. Meid ei huvita mingid Vene lennukidega, Vene laevadega, mitte miski, meid ei huvita. Me oleme sõjaline suurriik, me läheme võtame selle laeva ära. Teate ka, kui keeruline on ühte suurt tankerit ära võtta. Teate, kui lihtne on ühte suurt tankerit kaitsta. Kapteni sillale pääsemine ei ole naljategu. Seal pannakse rauduksed vahepealt kinni. Mis need mehed seal teinud oleks? Aga võib-olla venelased oleks teise kopteriga toonud oma dessandi sinna peale. Seal tankeril oleks läinud venelaste ja eestlaste vahel tulevahetuseks. Te lollakad olete lihtsalt. Vastutustundetud lollakad olete. Ausalt, lihtsalt muid sõnu ei ole.